Tema arvukast heliloomingust on ette kantud keelpillisüit, oratoorium sajanditest läbi, sümfooniline pilt, neoontulede mäng ja nii edasi ja nii edasi. Ent väga palju ilusat muusikat on veel noodipaberil, mitmed teosed ootamas alles trükijärge. Palusin mikrofoni ette Johannes Pleivest rääkima 2 tema endist õpilast, muusikapedagoogi Aare Allikvee ja raadiomehe Tõnu Soku. Ja pärast põgusat tutvust juubilari endaga olen päris kindel, et ta need mõned muiged ja naerupugistamised järgnevas jutuajamises meile ka andestab. Jah, Johannes Pleive on nüüd väga koloriitne kuju ja võiks öelda, et tema on niisugune Tartu sümbol olnud kaua aega. Omal ajal oli ju Tartus oli Tartu koolkond, see Elleri koolkond, Eller ja tema õpilased Eduard Oja, siis Eduard Tubin, Alfred Karindi ja Johannes Pleive. Siis kõik see vana kaardivägi on juba ilust lahkunud. Pleive on ainukene, kes on veel jäänud ja minu teada on Elleri juures õppinud ka mõnda aega veel Leo Schotter, aga väga ürikas aega, nii et tema on selle Tartu koolkonna viimane esindaja. Ja ta on omapärane kuju selle pärast ka, et ta on jäänud õpilastele väga meelde ja kolleegidele ja mina ütleksin niimoodi, et tema on liikunud ringi niimoodi, et elu adagio, aga loomingu allegro. Tema aeglus ja nii-öelda pikaldane järelemõtlemine, see on saanud nagu legendaarseks muusikakoolis, et ega tema palju ei rääkinud ja tema tunnidki olid ju niimoodi, et ta rääkis miinimumi. Aga mis ta rääkis, see oli konspekt. Aga Pleive puhul tuli ise aktiivne olla ja siis said tema käest kõik kätte. Aga samal ajal tema loomingus on väga suurt elevust ja ükskord vestluses ühe juubeli eel oli temaga juttu ja siis ta ütles niimoodi, et mina küsisin, et aga sa oled ju nii aeglase liikumisega ja ka loomingu sul enam-vähem ikkagi kiire tempoline ja tema ütles siis niimoodi, et looming on iseasi. Ja kui nüüd otsida võrdlusjooni, et millisesse koolkonda ja kuhu tema võiks kuuluda, siis võiks öelda, et eelkõige on ta muidugi Tartu Heino Elleri koolkonna õpilane. Sealt on saanud tema oma pagasi teha nii, et iga takt teeb rõõmu, väga filigraanne loomingu töötlus. Samal ajal on temas midagi impressionistlikku, armastab väga merd ja tormist merd ja merest on ta palju kirjutanud ja ta ütleb, et meri on igavene ja see juveliirse meisterlikkuse poolest tuletab ta meelde vene heliloojat Teadovit. Ta õppis Heino Elleri juures ja ega elu teda nooruses ei hellitanud. Tema isa oli ju apostliku õigeusu kiriku preester ja siis, kui oli see vabadussõja ajal, oli ju see suur veretöö siin Tartus krediitkassa keldris, siis tema isa tapeti ka seal ära ja sellest ajast peale olevat jäänud nii nagu oma ette ja mõtlikuks, nii et aga tema elab kõike sisemiselt läbi. Ja see on tunda ka, nii et, aga samal ajal Pleive oli kogu aeg, nii et ta oli õudselt vaimukas. Nii et see niisugune vaikne huumor ja vähene jutt, ma mäletan, kui ta esimene kord tuli meile ja Pleive tahab kolledest malet mängida ja muidugi võita ka alati. See on väga hea meel. Ja mängime ja ei mitte ühte sõna. Ja mul abigas oli ikka vahepeal vaatama, et kas Pleive juba ära läinud ei olnud. Ja siis ainult see sõnad, kui meil malepartii sai läbi, siis Pleive ütles, et ma lähen nüüd ära. Ja lakooniline jutt ka. Ja siis mul tuleb meelde, kui oli see muusikakooli lõpetamine. See muusikateooria kompositsioon, meil oli tol korral 2 lõpetajat. Üks oli siis Johannes Jürisson, pärast kui on siis õppejõud ja teine olin mina. Me olime mõlemad sõjaväestunud mehed ja tegime kõik need eksamid ära. Ja siis pärast, kui oli juba läbi ja läksime siis sinna, tulime sealt Ossi mäest alla ja 3 Pleive oli ka ja siis seal, kus see praegune naiste jalatsite kauplus oli, seal oli siis veinibaar tol ajal. Ja
no Pleve küsib, et kas läheme sisse ka. No egas me sellest ära ei ütelnud, muidugi läksime sisse ja tellisime omale sinna ette ja võtame seal ära juba peidikene ja Pleve ütleb nii-öelda, et kas joome nüüd sina sõprust ka. No tegime selle tembu kah ära ja olime kolleegid. Nii lihtsalt löödi koolipoisid kolleegideks. Ja teine lugu temast, niile, mis tuleb meeles, nüüd ole humorikas lugu. Tema armastas alati väga palju reisida. Ta armastab looduses käia igasuguse ilmaga ja praegugi, kui ta on juba nüüd vana ja ega tervis kõige parem ei ole, aga ikkagi palju jalutab. Ja noh, eks igaüks paneb raha omamoodi. Mõni pani raha pudelisse, mõni raiskab nii-öelda mõne teise asja peale ära, aga tema kogu see raiskas reiside peale. Mida raiskas? Kulutas reiside peale. Ja Pleve käis igal pool ja käis Prantsusmaal. Ja siis, kui see Prantsusmaa reis oli läbi, siis noh, kadunud direktor Aleksandra Sarv, et meil õpetajatel oli niisugune õhtu, et peaks Pleve rääkima oma muljeid. Aga tema arvas, et no kui tema hakkab oma muljeid rääkima, siis me saame hommikuks ka sealt ära. Ja meil oli parasti toodud uus magnetofon ja noh, Allik, võtta see lugu Makilindi peale. Võtsimegi siis intervjuu Makilindi peale, keegi oli väga tore kuulata ja Plevil endal ka sai naerda ja kõige rohkem oli jäänud meelde, kuidas Prantsusmaal söödi. See oli väga Plevelik muide. Kirjeldab ja, et kuidas siis see esimene roog oli ja supp ja no rahvustoit olevat sibula supp. Prantslased söövad ikkagi ja siis praad ja siis ja kõige lõpuks serveeriti juustu. Igat sorti juustu ja kandiku peal ja no me ei ole sellega harjunud, meil nii-öelda juust käib suubisteks nii-öelda enne. Ja siis mina küsin ikkagi, et no, et kas sa siis proovisid ka kõik need sordid ära. Pleve oma nii aeglase toimaga ütleb, et ei jõudnud, enne viidi ära. Valgetes mähistes harakas teretas hännaga. Põlgus mu pealaine kähistas, käitus kui vihavennaga. Tundsin end äkki nii armetuks, vammus ja jalatsid vettind. Jälle vibeles vihmaluks, keegi kui nutnuks trätti. Nõnda sai käidud ja ja siis ma mäletan veel, kui meil olid omal ajal jooksukrossid. No siis oli niimoodi, et kõik pidid jooksma, elavad ja surnud ja
siis oli see Tähtvere kolmnurgas oli see jooksmine. No Tõnu, sa mäletad ka? Miks ma ei mäleta? Küll. Ja siis oli niimoodi, et läks, Eomõis oli meil veel õppale juhataja ja direktor Aleksandr Sarv, kõik startisid, mul on pildid veel. Isegi Juhan Simmon ühe pildi peal, aga Juhan ei läinud jooksma. Ja siis kadunud lauluõpetaja Salme Kann, see oli väga kange nii-öelda sportlik naisterahvas jutuvärkides nii-öelda. Ja Pleive startis ka. Aga Pleives tegi niimoodi, Pleive startis ja siis ta läks sinna finišeelistesse põõsastesse, natukene finišist eemale ja siis ootas, kui teised järel tulid, siis tema lõpetas ka teistega ühel ajal. No see on nüüd muidugi selle huumorina rääkida, aga tegelikult ikkagi, kui me võtame nii-öelda, kui me räägime Pleivest pedagoogina, Pleive oli ikkagi väga hea pedagoog, Tõnu sul tuleb ka meelde. Ta oli ääretult leebe ja kuidagi väga selline vaikne, tagasihoidlik, isegi selline mulje jäi, nagu oleks tal natukene piinlik, et ta peab meid meie igapäevases elust segama oma õpetustega. Aga no neid koloriitseid lugusid, mis seal tundides juhtus, neid on kole palju, aga ma kõigepealt räägiksin sellest õpetamisest. See oli ikkagi väga põhjalik töö, mis ta ära tegi, kus juures ta ei sundinud. Ega ei olnud niimoodi, et sul oli harmoonia ülesanne tegemata järgmiseks tunniks, nii nagu antakse seal, et siis tema kuidagi kurjaks saab. Tema ütles rahulikult ja leebelt, kui te saate, siis tehke teiseks korraks ära. Vaat üks selline, no kuidagi nagu piinlik oli siis päriselt jätta, aga no mõne ikka ära tegid, kuigi võib-olla mitte kõiki. Ja siis tihtipeale tema oli, andestas ka need vead esialgu, tähendab, kui ta oli õpetanud ühe harmoonia käsitlemise võtte selgeks, siis esimestes ülesannetes, kui need võtete käsitlemine oli vigane, siis tema nagu ei teinud sellest üldse välja, aga kui see juba nii pikemaks ajaks jäi rippuma, et näha ikka, et see võte ei ole käes õpilasel, siis ta ütles, et olge hea inimene ja tehke see asi endale selgeks. Kui te muidu ei saa, siis küsige mõne targema käest. Aga ta ise ei kippunud nagu enam oma tunde uuesti ümber jutustama, et täiendavat tööd või midagi veel teha. Ja meie olime Jürissoniga Pleivi juures ikka, meil oli töö rohkem individuaalne, kahekesi me olime ja loomingut tuli teha ja siis õppisime polüfooniat ja kõiki neid asju. Ja tema juures tuli olla ise aktiivne. Nii et siis ta nägi, et sul on ikkagi tahtmist ja sa said teada, mida sa tahtsid. Ja siis ma mäletan, kui esimene tund oli meil polüfoonia oli ja enne me ei olnud Pleivi juures kellest harmooniat, me tegime kadunud Voldemar Kliimandi juures ja eriharmoonia oli ka, Kliimand oli aga nagu tulesäde kohe, nii et tema oli temperamentni ja klaaver lendas nii-öelda kohe, kui ta mõnikord vihastaks, lõi pauguga kinni, aga tegi ka hästi selgeks. Ja läheme Pleivi juurde tundi ja istume sinna klassis, seal nüüd mingid, aga Pleive tuleb. Ei ütelnud midagi. Võttis oma portfelli välja ja võttis ühe raamatu sealt välja. See oli Jeppeseni kontrapunkt. See on üks kõige autoriteetsemaid kontrapunkti raamatuid, mida meil omal ajal, kui mille formalismi oli see formalistlik õpik ja nõnda edasi kõik. See oli see isikukultuse ja Stagna ajal. Ja siis tund oligi niimoodi, et Pleive hakkas seda raamatut algusest lehitsema ja siis oli, me istusime seal kõrval ja siis, kui tund oli lõpul, siis Pleive ütles, et näe, mis nüüd kõik teha võib. Nii, kogu lugu. Kogu lugu ja siis muidugi algas täie hooga peale. Ja muidugi loomingu suhtes on teda ka nahutatud, sest ma mäletan nii-öelda, kui oli see 1900, kui tuli need partei keskomid, tollakse keskomid otsused suure sõpruse kohta, kus kõik said pähe, kõik ja siis läks see Oblava lahti Eestis ka ja Ellerile ja kõigile anti matsud ja muidugi Pleive oli ka ära märgitud. Ka ühe formalistliku muusika näite, nagu näidisena siin kohe. Ja siis... aga eks see Pleive, see helikeel olegi selline kaunis harjumatu oli ta ikkagi tol ajal. Ja... lugu on niimoodi, ka Tartu koolkond üldse Eller ja kõik, nemad olid ikka selle modernse muusika esine. Tallinnas Artur Kapil oli ikka see vana klassikaline alus, aga Tartu oli see uuenduslik ja nii-öelda Leihter on ju oma kriitlis artiklis väga märkinud. See oli ikka edumeelne koolkond oli. Ja Pleivel on kõiki need elementi, mis selles uues muusikas võivad olema. Aga Pleive suhtus väga külmalt sellesse kriitikasse ja ütles, et kriitikat tuleb võtta ka kriitikaga. Valmis. Kogu lugu. Lakooniliselt ja lühidalt. Lakooniliselt ja lühidalt. Ja vaata, nii on ta elus kogu aeg olnud. Ja muidugi nii-öelda elus on ta lakooniline,
aga samal ajal loomingus ta põleb. Näiteks ütleme, ta armastab väga loodust ja merest on ta väga palju kirjutanud, merepildid igasugused ja siis tõesti nii-öelda, no see meri on kohe tormine ja vahutab ja no kunagi ma vestlesin tema, kas ta ütles, et noh, et meri on igavene, meres on kõik ja vist on ka niimoodi, et see loodus ja meri ja see võib-olla on temale andnud nagu niisugust oma nägu ja jõudu ja on nagu vist niimoodi, öeldakse niimoodi, et suured huumorimehed ja naljategijad, nad tegelikult elus ei pruugigi olla, elus on väga tõsised mehed, eks ole. On küll, jah. Ja on ju niimoodi ka, et ütleme ja kui inimene on nii väliselt aeglane ja rahulik ja looming võib seal juures põleda. Ma mäletan neid muusikaõhtuid, mida tol ajal, ma ei tea, kas praeguses muusikakoolis neid korraldatakse veel, aga tol ajal oli neid tihedalt. Seal õpetaja Selma Kaudre, kadunud õpetaja Selma Kaudre. Ta oli alati kontsertmeister. Ja tema esitas aeg-ajalt ka Pleivepalu ja just tema esitusest on mulle üks tema prelüüd jäänud meelde, äärmiselt lüüriline ja selline võiks öelda isegi romantilise hingusega, väga rahulik, kuid seal juures ka nii just sügavuti minev, ilma igasuguste väliste efektideta. No ma olin noor mees ja Pleivest suurt midagi ei teadnud, rääkimata tema loomingu tundmisest, aga ma istusin seal, sa mäletad küll, muusikakooli saalis oli see suur ilus ahi teises otsas ja siis selg oli vastu sooja ahju ja siis kadunud Selma Kaudre mängis seda ja siis ma täitsa nii endale ootamatult ja nagu avastuslikult isegi leidsin, et püha jumal, et kas on see võimalik, et Pleive on sellist muusikat kirjutanud, tema see hingus oli, ma ütleksin, et see oli väga sügav, kuid see oli äärmiselt romantiline, isegi selline pidulikult romantiline. Ja ka samal ajal on ta teatud määral impressionistlik. Ja värve palju. Ja lugu on ju niimoodi, võib-olla Pleive on impressionistlik lähedame selle poolest ka, et ta otse ahmib ja ahnelt kogub endasse muljeid. Sellest on see reisimiskihk ka, need pikad jalutuskäigud looduses ja kaasinimeste seltsi otsimine. Ja tema otsib seltsi, et ta jääb ise märkamatuks, aga ta tahab inimeste seltsi. Aga mul on ta jätnud üldse isiksusena sellise mõtleva inimese mulje. Ta just endasse nagu imeb ja kogub ja akumuleerib neid muljeid ja mõtteid ja jutte, mis teised on rääkinud. Ja mul on kogu aeg selline usk olnud, et Pleive töötab selle hiljem nii-öelda omast laadist, töötab tõesti läbi ja võib-olla isegi õpilase juurest ka midagi õpib, et siis teha juba mingisugune selline suurem üldistus. Ta on ikkagi väga sügav isiksus. Ja lugu on niimoodi, et ega mitte ainult muusika, sellepärast, et ta on ju ka kirjandusliku kalduvusega ja lugu on niimoodi, ta on ju draamasid kirjutanud, üks tema draama pidi aastaid tagasi isegi Vanemuisest lavale tulema, aga see lavastaja, kes pidi tooma, see lahkus Vanemuisest ja kokkuvõttes tahaks siis seda, et tal ikkagi tervist jätkuks, et oma loomingulisi plaane realiseerida nii siiapoole kui ka sinnapoole ja neid on tal ikkagi palju, nii et. Aga muide, mida Pleive veel peale harmoonia on õpetanud muusikakoolis? Mul on tunne, et ta on tegelenud muude asjadega ka. On küll. Tema on õpetanud heliloomingut, kompositsiooni ja instrumente on tema õppinud ja muidugi orkestriga oli see asi, et tema algas algul viiulimängija, õppis viiulit ja pilli ta hästi tunneb. Aga nüüd solfeegio kohta ma ei... Võivat, mina sain tema juurest veel arranžeerimise kursuse. Arranžeerimine, muidugi partituuri lugemine ja niisugused asjad ikka kõik, aga need, mis kuuluvad selle. Sellega seoses jällegi tuleb mul üks uhke lugu Pleivega meelde. Ma tegin ühe arranžeeringu, vist isegi selle viisi olin ma peast kirjutanud, noodipaberile ja tegin sellele siis, ma ei mäleta, kas ma arranžeerisin selle viisi siis koorile või ansamblile. Hästi ei ole meeles ja tegin valmis, aga esimene häda, mis Pleivele ei meeldinud, Pleive ütles nii, et see ei ole ei Ukraina ega Vene rahva viis, see on vast kas mustlaste või juutide oma.
oli see asi, tähendab, ei olnud see asi selge. Võib-olla see viisi üleskirjutus oli ka ehk vigane, mul ei tarvitsenud see viis olla päris täpselt meeles. Aga siis teine huvitavam lugu ütles, päris hästi on tehtud, aga ma ei saa aru, millal need aldid hingata saavad. Tähendab, mulle fraseering oli seal midagi, oli soperdatud ja siis, et peab hingama enda enne laulu algust ehku täis ja enne ei saa hingata, kui laul on läbi, eks ole. Siis parandas seal ära, ütles, teinekord katsuge neid partiisid ise laulda, siis te saate teada, et hingata on ka vaja. Väga uhke lugu oli see arranžeerimise juures. Ja ta ikkagi isiksus ja lugu oli niimoodi, ta õppis ju Elleri juures ja Elleri koolkond, aga kui temaga juttu oli nii-öelda, et kuidas see Elleri juures õppimine oli ka, et kas Elleri mõju. Ja Splei ütles väga ilusasti, Elleri mõju, muidugi, et eks nii-öelda Eller andis oskuse peenet viimistleda ja vajaduse korral teoseid parandada nii kaua, kui enesel tekib rahuldustunne, et nii kaua pead parandama, kui niimoodi paberis on auk, et sa seal kumminud oled. Aga et tema arvab nii, et ega ta ka mõne teise õpetaja juures teistmoodi ei oleks komponeerima hakanud, et muusika ja sisu on ikkagi tema omad. Ja vast see niisugune originaalsus nii-öelda, ta ei olnud originaalitseja, aga ta oli lihtsalt, ta oli ja on niisugune, nagu ta on. Minu arust väga siiras. Väga siiras kõikides oma avaldustes. Ja see teebki isiksuse. Kahju, et meil Tartus neid heliloojaid nii vähe ja nii-öelda vanad tammed, nagu võiks öelda. Pleive ja Ritsing on veel, Richard Ritsing on viimase. Halvasti on, kui me sellise mehe muusikat nagu Pleive tagasihoidlikult tunneme. See ei tee tartlastele au. Ei tee. Ja temal just kammermuusika valdkonnas ongi väga ilusad klaveripalas, soololaulud kammeransamblile. Me loodame ka seda, et meil Tartus selline koloriitne kuju nagu Johannes Pleive, maestro, juba 80-aastane. Et tema muusika korra ikka helisema. Et tema muusika sõna tõsises mõttes hakkaks helisema vähemalt Tartus, kui mitte kogu vabariigis või kogu maailmas. Aga tartlased ikkagi seda tunneksid ja muusikakool peab ka rohkem seda pageerima. Nii et jääb meil soovida ainult talle palju jõudu, jaksu ja eriti tervist.